Suse. Narrid. Tere tulemast Hullumaja puhvetisse. Meil täna peakokaks on Aada. Hello! Ja täna on meil külas väga hea käekirjaga, väga terav naine, väga ilus naine. Ütleme niimoodi, kõik mehed villas jätaksid oma naise maha, kui see astuks sisse. Ja ta võidaks kõik mängud, sest ta on lihtsalt nii tark, nii võrratu naine. Susan. Tere! Artisti nimega Susan Luitsalu, keda te siis kõik teate kirjanikuna, ta kirjutab artikleid erinevates väljaannetes ja on ka seotud Rannamajaga. Jaa, mina mäletan omast ajast juba Susanit. Esimene hooaeg Rannamajas. Kõndis kurjalt oma kohvitassiga ringi seal kogu aeg ja... Ma olen tõsine inimene, mul on resting bitch face, et inimesed arvavad, et ma olen kuri, on ju, aga come on, kui mingi mees kõnnib töö juures ringi tavalise näoga, kas siis tullakse juurde öeldakse, et oi, ilus poiss, naerata, on ju, ei, ja. Aga täiskasvan naisele millegi pärast on okei niimoodi öelda ja mõelda, et ta peaks olema kogu aeg niimoodi idiotselt naeratav. Ei, see on täpselt see vibe, et no, kui mees on kurja näoga, siis ta on boss. Meist on. No, teate naised ja see kerge Annika kompleks läheb teil kõigil aeg-ajalt välja. Aga Susan on meil täna külas, et rääkida natukene taas reality maastikutest ja üldsegi, kuidas tema on näinud seda reality elu. Susan, kas sa üldse ise vaatad reality saateid? Mul ei ole telekat, aga tegelikult ma vaatan Netflixist välismaa reality'd ja vahel, mul suvilas on telekas, siis ma vaatan mingit eriti haiget saadet, kus on, ma ei mäleta, mis selle nimi on, kus on inimesed on kastides ja neid hakatakse vaata alt poolt paljaks võtma. Naked Attraction. Jaa, alast ja ahvatlus just eesti keeles ja see on lihtsalt nii veider saade, et ma vaatan seda. Okei, aga kui nüüd vaadata nagu Eesti reality maastikud, on mõni saade silma jäänud? Noh, kuna sa oled Rannamajaga seotud, siis sa vist nagu ennast kiitmast ma ei väsi või? Tead, ei, et Rannamajaga ma see aasta tegin nii, et ma olin seal platsi peal toimetajaga, ma ei pannud seda ise kokku ja ma vaatasin paari esimest osa, aga ma olen päris palju ära ja mul on hullult kiire elutempo ja ma läksin seal sügisel uuesti kooli ja siis mul lihtsalt, mul ei ole aega ennast kursis hoida, et ma vahel loen Delfist mingit pealkirju. Ma tean, et jaa, aga ma loen ainult pealkirju. Pealkirjad on palju lubavad. Ja. Ei, ma tean, et Brigitte Susannel läheb hästi, tal on seal palju mingisuguseid mehikesi, kes tahavad kõik teda vist, on ju, ja mitte kuulsust. Ja ta seal toimetab, on ilusti riides ja naeratab. Aga ütle mulle, mis on nagu reality fenomen, milleks noored sinna tahavad, nii väga tahavad minna? Ma ei tea, miks sina tahtsid minna kunagi? Mina tahtsin baari saatesse minna sellepärast, et ma tahtsin töötada baaris, see tundus nii põnev, sest ma alati nägin, kuidas need baarmanid said selle tähelepanu ükskõik, kui läksid alati ööklubisse, siis see lava oli justkui see baarilett oli see lava, sest baarmani alati naeratati ja kõik nagu pöörasid oma pilgud sinna poole. Mis tegevus? Miks sa läksid Rannamajja? Jah. Ma läksin fannima, mina ei teadnudki, mis see on, ma mõtlesin, Eestis tehakse üle pika aja mingit realityt, on ju, kutsutakse tausta inimesi, mina sain aru, et ma lähen reaalselt taustaks lihtsalt pidutsema, et oleks nagu eetris siis ilus vaadata, et nad ei ole seal kuuekesi nördinud nägudega, vaid et pidu käib, elu käib, on ju. Sul hakkas meeldima? Jah, ma mõtlesin, et ma saan lihtsalt minna istuda, on ju. Ja siis tullakse bussi ja öeldakse, et nüüd hakkavad kaamerad rollima, nüüd on nii, et te võite majja jääda. Ma ütlesin, fuck it, ma võtan challenge'i vastu, davai, teeme ära. Ma arvan, et ongi umbes nii, et vanasti vist kuidagi see telekas olemine oli natuke teistsugune asi, et inimesed läksid pigem vist, ma ei kujuta ette, ma arvan äkki kuulsaks saama või, kõik need naiste vahetused ja asjad on ju. Isse, ma olen ära nõustu, meil selline saada. Ja päris palju oli, aga oli palju ja samas vähe, et oli minust nagu pigem oli niimoodi, et igast sordist oli üks saade, et praegu on hullult palju igast armastuse valevad ja villad ja rannamajad, et veits on nagu minu arust nagu üle küllastunud see
turg on ju ja miks praegu minnakse, mul on selline tunne, nii palju kui mina olen rääkinud viimastel aastatel noortega, on see, et see on kõigile tundub, et see on hästi hea baas saada mingiks YouTuberiks või lihtsalt influenceriks. Oh issand. No see tundub noortele siuke töö, et kui sa vaatad kellegi teise pilte Instagramis, siis see tundub sulle ju, et see on nii lihtne, et sa saad tasuta stuffi, sa pildistad seda, paned selle Instagrami, keegi maksab sulle veits, et tööl ei pea käima. Aga tegelikult ju olla hea YouTuber või hea Instagrammer on mega töö. Wow. Ja. Sellepärast ma midagi ei mõjutagi ega ei tahagi, et keegi vaataks, mis ma teen. Aga mul on selline küsimus, ütle mulle, miks on nagu alkohol ja seksil nii suur roll reality TVs? Kas on või? No millegi pärast on see, et ilma alkoholita ja seksita nagu realityt enam ei saa teha, et alati peab kellelgi olema selline Ja alati on see vabandus ka, et ega keegi seda alkoholi kurku ei suru. Hallo, sa pead 19 aastast majja, paned neile sügavkülma valget viina täis, mis sa arvad, mis juhtub? No, see on, ma ei saa selle saate nime öelda, sest see on väga suur rahvusvaheline saade ja pärast keegi kaebab mind kohtusse, aga neil on isegi juhendis kirjas, et saates ei tohi olla alla 18-aastased, sellepärast, et kapis peab olema kogu aeg mingit veini või mingit koksi või mingit õlut või asja, et inimesed tunneksid ennast vabamalt, aga alaealised ei tohi juua. Et selleks, et inimesed räägiksid rohkem. Aga võta näiteks Love Island, neil on keelatud juua kui ainult peoõhtutel klaas veini per face. Tead, ma ei usu seda. Nad ise just räägivad, kui raske neil on seal. Ja see on see, mis on, vaata realitytel on sellised paksud piiblid on ju, ja seal piiblis on kirjas ka see, et sellest ei tohi rääkida, et on alkoholi. Sest keegi veel sai trahvi, et andis oma klaasi, mida ta ei tahtnud kellel oli juba klaas. Ma ei oska neid Love Islandit kommenteerida, ma olen vaadanud natuke Love Islandit ja siis seda, kas on see Too Hot to Handle, kus nad ei tohi musitada. Põhimõtteliselt sama asi, et nad on ikkagi õudselt väga konstrueeritud realitid, et Eestis pigem lastakse rullida. Et minu käest tihti küsitakse, et kas kõik on välja mõeldud. Seidi ja Aada kohta öeldi, et nemad on ju kindlalt mingid näitlejad, et see ei ole loomulik või et see pole võimalik, et tulevad mingid tšikk tuleb kuskilt randomly sinna majja ja teab, kuidas olla realitis on ju. Et Eestis et Eestis pigem ei ole neid stsenaariumeid, ei ole vaja, muidugi vaata, meil on Aada teab, on ju, et meil oli ju seal mingid mängud ja date'id, et sa juhid nagu mingit tegevust, aga sa ei ütle inimestel tegelikult ette, mida nad tegema peavad. Okei, aga siis siit kohe järgmine selline mõnus küsimus. See väga palju mängijad ütlevad, neid on kokku monteeritud. On nad siis kokku monteeritud? Ja alati, kui nad ütlevad midagi tarka, siis kunagi keegi ei ütle, et vaadake, kui ilusaks mind monteeriti, aga siis, kui sa ütled midagi lolli, siis on loomulikult keegi teine süüdi. Aga ei, mul on küsimus küll selle kohta, ma saan aru, et tegusi ei saa kokku monteerida, aga vaadates kas või oma hooaega, siis tihti oli küll nii, et lause, mis ma ütlesin hoopis millegi muu asja kohta, oli pandud reactioniks mingisse teise situatsiooni. Et ma ise panin küll tähele seda. Või näiteks, et oli pandud, et esimene päev, kus Seidile visati vett peale, et Aada pole veel tuldki, ma olin tegelikult seal taustal juba. No sa pead Oliveriga rääkima sellest, aga aga mida ma olen kindlasti teinud, ma olen lõiganud tegelikult inimesi ilusamaks. Selles mõttes, et mis mõttes? Et kui sa räägid, siis sa ei pane tähele, ilmselt me ise teeme siin praegu sama asja, igasugused magud ja sa hakkad ketrama, mingi heietama mingit juttu, on ju, et seda ei ole tegelikult teistel tore telekast vaadata. Et sa võtadki mingisuguse lause välja ja paned selle siis ainult selle näiteks ja siis sulle tundub, et wow, et see tšikk tuli tuppa, ütles siukse one-lineri praegu, on ju. Tegelikult ta võis rääkida 10 minutit järjest ja räntida ja olla lihtsalt mega annoying, on ju, aga televaatajal ei ole huvitav kogu seda muud juttu sealt kuulda, on ju. Aga kas on nagu raske, seda materjali on ju nii palju? Ja ma olen ikkagi istunud ja vaadanud seda Rannamaja tünni ja mõelnud, miks te ei lähe magama, sest mina pean seda pärast ju kokku panema. Ja siis ongi nagu Rannamaja läbi ja mina istusin siis eelmise hooaeg oli see, et ma suvel panin seda kokku.
ja eelmisel aastal olid eriti nagu erksad osalejad, nad istusid ikkagi mingi 4 tundi seal aga sa ei tea, sa tahad samas teada, millest nad räägivad, äkki seal tuleb mingi saladus välja või midagi ja siis sa lihtsalt istud ja kuulad, ja ma käisin seal poes ja siis seal oli need punased bikiinid, siis ma mõtlesin, et ma ostan need saate jaoks, aga siis ma ostsin need rohelised ja sa mõtled, olge vait, minge magama. Kas see back on tegelikult selline, et reality's samal ajal, kui ütleme seal mingi öösel kell 3 veel tünnisauna mõnusi nauditakse, et keegi kogu aeg surveilib ja vaatab neid, et mis seal toimub? Seda on võimalik teha, aga me tahame ju magada, aga lihtsalt pärast on see materjal kõik olemas. Okay. Meil baari saates olid need toakaamerad ja kui midagi läks toast actioniks, siis keegi ütles, et poisid lendame nüüd päris kaameratega peale. Aha, et teid ikkagi jälgiti niimoodi, surveillance oli? Ja me olime online'ist inimestele ka vaatamiseks. Issand, kui põnev, tooge baari saade tagasi. Ja see oli mega, sest et siis ei olnud veel selliseid saateid, see oli nagu esimene süke ja one of a kind, see oli ikkagi selline asi, et sa pidid minema koju ja hakkama seda vaatama, siis meil ei olnud ju mingit Go3 või mingeid selliseid elemente, on ju, et sa pidid olema see kell kodus teleka ees, et vaadata baari. Väga põnev. Mina tänan. Aga ma tahan küsida, nüüd kui need inimesed on seal reality saates ära käinud ja nüüd sellest realityst see on ka juba eetrisse läinud, siis kas sa jälgid, mida sinu need lapsed teevad või sind tegelikult ei absoluutselt ei huvita, kuidas nad oma selle 15 minuti kuulsusega hakkama saavad või ikkagi aeg-ajalt ikka ütled neile, et nii ei tohiks? No see oleneb, et mis lapsed, et kui on Koka saate lapsed, et siis nad saavad hakkama endaga, et ma ei ütle, et kuule mis see naise nime, mida sa kasutada, Annika, et kuule Annika, et pane veits ägedamaid kooke Instasse, et muidu su kuulsus tuhmub, on ju. Aga aga Rannamajaga on küll eelmisel aastal oli üks tegelane meil, kes oli hästi selline tuline, on ju, ja ta tahtis kogu aeg reageerida kõigele, mis nagu Instas tema suunas tuli, siis ma pidin talle kogu aeg ütlema, et kuule, et tegelikult ära vasta kõigile, et kui sul kirjutab 1000 inimest, siis sa lihtsalt, sa ei saa iga nagu Toivo ja Mari mõtetega kursis olla ja kogu aeg olla nagu diskussioonis mingite võõraste inimestega, on ju, ja peale selle, et inimesed ka lihtsalt lahmivad, et ta tuleb ja kirjutab sulle, et kuule, et sa mingi mõttetu luud, on ju, ja sel ajal, kui sina närvi lähed ja seda vastust kirjutad, ta on juba kuskil näiteks Brigitte Susanne Hundi saatel jauramas, kuidas Brigitte talle ei meeldi, on ju, et need inimesed niimoodi hüplevad ringi, pritsivad lihtsalt tatti, et siis nagu natuke tuleb nagu hea öelda, et õpetada sellist suhtlust, ütleme siis päris maailmaga pärast, aga meie produtsent on intensiivsemalt asja juures, mina nagu siuke hobi korras. Ma olen ka ikka seda vaest Reginat täiesti halliks ajanud. Aga kas see on tegelikult produktsiooni kohustus nagu hoida neil lastel nagu kätt kuni saadega eetris maha võetakse või see selles suhtes, et te teete seda lihtsalt nagu heast tahtest, et päris nagu lolliks nad ennast ei tee. Nad on saatest nagu nii ennast juba lolliks teinud. Ära ütle nii, minu arust see on nagu selline vana inimeste suhtumine on see, et läksid telekasse, tegid ennast lolliks. Et sa võid minna telekasse teha ennast lolliks, aga sa võid ka teha ennast kohe otse Instagramis lolliks, YouTube'is lolliks. Igal pool on 100 võimalust ennast lolliks teha. Et selleks ei pea telekasse minema, aga ei see on mõlemat, et ühest küljest on vaja sellega tegeleda ja teisest küljest on see lihtsalt see, et sa oled juba nende inimestega tegelikult sõbraks saanud ja sa ei taha, et neil läheks halvasti, on ju. Kas sul lotti kätt peale saadata? Ikka absoluutselt, et ma enne siin ütlesin ka, et ma ajasin Regina vist halliks, et ma olin ka süke väike tulitäkk, kui ma sealt välja tulin, et kõik ajas mind närvi ja küll ma tahtsin kõigile vett peale lasta ja ütleme nii, et ma ei olnud kõige süüksem targem, et kuidas teha ja mida teha. Aga nüüd oled või? Nüüd ma ütleks, tead, mul on jumala savi, lõpuks ometi. Susan, kas sa ise läheks mõnda realitisse? Big Brother kutsuks läheks?
tead, ma olen nagu mõelnud selle peale, et mulle õudselt meeldis see baar, siis kui see oli, siis ma mõtlesin, et seal ma oleks ise ka, on ju. Aga ma näen õudusunenägusid sellest, et mind kutsutakse sinna Maskis laulja saatesse ja et ma lähen sinna ja ma ei oska üldse laulda ja siis tuleb välja, et see on tegelikult Eurovisioon ja ma olen kuskil Amsterdamis ja siis ma ärkan üles, sest ma ei oska tõesti kohe üldse ei oska laulda, on ju. Ja siis ma olen mõelnud, et see tantsusaade on päris nagu tore, on ju. Aga siis ma vaatan, neil on kõigil nii lühikesed seelikud ja kuidas nagu nii vanadel naistel juba, vabandust, selles mõttes, et ei ole ilus öelda vanad, aga miks teil tselluliiti ei ole? Kuidas käid sellise miniga, on ju, et kas ma ei tea? Ma ütlen ausalt, mulle ikka veits on, et võib-olla ma siis ei saa minna tantsusaatesse, et seal oli liiga lühikesed seelikud. Aga samas vaata, ma ei tea, ma avaldan päris palju arvamust, igal pool kirjutan mingeid kolumne, ma olen Twitteris, et see on ka minu arust tänapäeval reality, et see kuidagi... Siis kui realityt tulid, siis ei olnud ju üldse sotsiaalmeediat. Jumal tänatud. Meil oli ainult Reit ja Orkut, aga see oli ka kõik. Kui sedagi on ju. Ei, Reit oli. See läks huugama kohe või? Palju feimi oli? Vaata Reiti, sa panid oma 10 pilti üles ja siis kõik, mingi ankeet oli seal ka. Ja siis ise inimesed hindasid pilti 1-10 ja siis oli see piltide keskmine. Aga need olid ajad. Aga selline küsimus ka, aga mis on nagu üldse see nagu reality nagu eesmärk, kus ei ole võistlust saada? Et kas armastust leida või toome Ameerika, mis on nagu Real Housewives või eesmärk? Mis sa arvad, mis on nagu reality eesmärk, kus ei ole võistlust saada? Mis on selle eesmärk? Ma arvan, et need tädid saavad seal päris hästi raha selles saates osalemise eest. Nad on kõik miljonärid. Ja. Et see on, võib-olla ta tahab pärast kuskil teleshopis müüa Tupperware'i oma näoga, et see on ikkagi, see on business nende jaoks. Kas Eestis oleks kunagi võimalik saada, kindlasti mitte sellisele tasemele nagu Desperate Housewives, aga sinnamaale, et reality staaridest võivad saada väga-väga-väga rikkad just läbi reality, mitte siis kõrvaliste kanalite? Ma ei tea, ma ei usu seda. Et Go3 on nagu tehniliselt, et meile on isegi Lätist kirjutatud ja Leedust, et me oleme nii suured fännid, et sa saad ju kuulata seda nende keeles. Et kuidagi siukseks globalimaks teha seda asja. Näiteks nagu võtta Villa. Villa on Villa TV platvorm, ingliskeelsed subtiitrid on all, et tehniliselt kõik saavad seda kuulata, saavad aru, mis seal toimub ja see on nii üles haibitud, et kas selle... Aga nad ei maksa ju osalejatele palka, et selles mõttes, et produtsendid Eestis muidugi on heal järjel, on ju, kui vaatad mingisuguseid kroonikaid ja mis elusid nemad elavad, aga need osalised, et nad ikkagi neile palka ei maksta sealt Villast. Aga milleks on osadel realitidel just nagu hea maine ja mõnedele vaataks nagu alla, millest see nüüd sõltub? Ma arvan, et see sõltub sellest, et esiteks kõik need, mis on välismaa formaat, need on juba paremad, et kui lugeda näiteks Brigitte saate kommentaare, et inimesed kirjutavad, et see on nii tore ja nii südamlik ja nii, aga see on aga formaadis kirjas, milline see peab olema, kuni selleni, et need formaadikonsultandid selliste suurte kalliste formaadisaadete puhul lendavad siia Eestisse kohale, vaatavad üle, kes su sponsor on, et näiteks ütlevad, et ma ei tea, et meie saatesse see asi tegelikult ei sobi, et see on liiga labane ja koristage ära, on ju. Et kõik, iga detail on üle vaadatud ja sa ei saa seda ilma selle Ameerika taktikepita teha. Et kas ma kunagi töötasin ajakirjas Cosmopolitan ja iga Cosmopolitani number enne trükki leidis ülevaatamist ameeriklaste poolt, kes ütlesid näiteks, et ei, et see kaanevärv on kole, me ei taha oranži kaant, never, tehke roosa, kõik nagu viimseni mingi pildimaterjal, kõik vaadatakse üle, et see on nagu mingi väga-väga hoolikalt läbimõeldud formaat. Aga siis, kui siin hakata ise tegema midagi, siis tihtipeale on, tahetakse mingit sensatsiooni ja siis osad saated tulevad lihtsalt sellised nagu klounidega. Ma ei hakka nimetama, sest ma ei taha öelda, vaata, mõni inimene on seal saates osalenud ja võib-olla ta põeb seda ja siis ta on niigi traumeeritud, nii et ma ei hakka vaata nimetama midagi, ärme ole õelad.
mul sellele Madise küsimusele on niisugune lisa sinna juurde, et mille pärast on teatud saadetel niisugune maine, et teatud saates sa astud suguühtesse, sa oled instantly see L-sõna ja sa oled odav ja sa oled oma maine rikkunud, samas Villas nad ainult kabistavad üksteist, samamoodi välismaa saadetes on seks täiesti tavaline nähtus, et kuidas see on Eestis nii tabuu? Ma arvan, et asi on selles, et kuna Villa on tasuline, siis seda vaatab nagu rohkem motiveeritud kontingent, aga kui on saade, mida saavad vaadata kõik inimesed, kas tasuta on ju, isegi vaadatakse ju mitte nagu kõus tasuliselt, vaid pärast on ju. Ja siis on ka rohkem sellist tekib rohkem sellist publikut, kes ei ela sellele saatele kaasa, mitte sellepärast, et nad vaatasid seda, sest neile meeldib, vaid ma ei tea, nad vaatasid kogemata ja siis on neil mingisugused oma mingid välja elamatud tunded, siis ta läheb kuskil foorumisse või Delfisse või kuhu iganes ja kukub jaurama lihtsalt. No need on need pealkirjade sõdurid. Jah, just, et ma arvan, et neid Villa osalisi päästabki see, et ta on nagu sellisele, seda vaatab inimene, kes tahab seda saadet vaadata, mitte see, kes vaatab seda kogemata telekast, näiteks ma ei tea, õlle kõrvale õhtul vedeledes on ju. Susan, ausalt sinuga võikski jääda tundide viisi reality teemadel rääkima, aga nagu sa ütlesid, sa oled väga tiheda graafikuga naine meil, nii et tõmbame sellele intervjuule tänaseks otsad kokku ja laseme sul minna. Aitäh, et sa tulid muidugi ja kuulajad peale väikest pausi siis mina ja Madis juba reaktime selle nädala reality teemadel, nii et see you soon! Stuudios on Ada Nelke ja Madis Räästas. Ja me oleme reklaamipausilt tagasi siin Hullumaja puhvetis ja jätkame oma magusa õhtusöögiga. Eelroog ja pearoog on serveeritud. Väga põnev intervjuu oli Susaniga, ma oleks tahtnud seda teha veelgi pikemalt, aga me teame, et meil on fännid, kes tahavad teada, kuidas ja mida me arvame Annikast. Nii et ainult Annikast. Ja nüüd me serveerime meie tänase õhtumaja hullumaja, mitte õhtumaja, hullumaja puhvetis magustoidu. Ja alustame magustoidu esimesest käigust, mis on armastuse malev. Ma väga vabandan. See tänane kaste siin armastuse malev peal on hästi mõru, hästi kibe ja väga vähesed tahavad seda magustoitu kuulata. No milline pipraveski see Annika oli? Jesus Christ. Tead, ma vahepeal juba mõtlesin, mul on siin kirjas ka, et ma ei saa Annika kohta väga nagu sõna võtta, sest ma lähen muidu nii keema ja ma ütlen midagi, mis on jälle kuskil uudistes. I don't care. See esiteks, miks keegi ei ütle talle, et ta vait jääks. See, kui sa ütlesid, ütled, et ära meie eest räägi umbes ja asi ei ole nii hull. Ta jääbki pläkutama edasi, ta tuleb paika panna. Ta on pulli. Ta on väga suur kiusaja. Fine, sellest suhtes, ja mulle väga meeldis see, kui Leho jäi viisakaks. Oi, mulle see meeldis. Ja see pani veel Annikale rohkem tunda. Ja sellest suhtes see, et Chick räägib kõigi eest. See on tüüpiline pulli see, et sa üritad päkkida enda selja taha võimalikult palju rahvast, et keegi teine panna võimalikult väiksena tundma, aga see, et Leho pani talle nagu huumoriga vastu, see Annika nii keema, et Leho ei allunud tema provokatsioonidele ja seda oli hea vaadata, aga samas mulle jäi kõrvu see lause, kuidas Annika ütles, et kõik on mingid pussukad siin ja ei handli nagu seda, et kedagi jobuks kutsutakse ja et umbes, et nõrgukesed. Vabandust, aga kas sa ise ei tulnud intervjuus välja, et sind kiusati koolis, et äkki sa olid ka, et see nõrguke ja pussukas ja sa ei kannatanud ära, et äkki ka nad lihtsalt viskasid nalja sinu pihta? Kui sind on koolis eluaeg kiusatud, siis miks sa võtad sellise suhtumise ja kannad seda edasi? Et sa tead, mida sa tundsid, kui sind koolis kiusati ja siis sa otsustad, et sa kiusad teisi inimesi või? Et selles suhtes, ükskõik mis selgituse ta toob, see on naeruväärne. See ei olnud selline hea televisioon, see ei olnud draama, see oli lihtsalt valus. See oli väga valus, vihahoog mingi ja mille pärast? Grete Paial isegi seda oli näost näha, tal oli awkward seda saadet juhtida ja olla seal ja üritada rahustada, et nagu sa tekitad kõigile ebamugavust, sorry, aga mul on siuke tunne, et Annikal oleks esiteks vaja teraapiasse, teiseks viharavile, kolmandaks võib-olla isegi veeta aega hullumajas, ma ei tee nalja, ta on peast väga sassis,
ja selline inimene siis esindab Eestit kusagil missi. mul oleks piinlik, saad aru, kui ta peaks kuskil missindusse minema, ma saadaks reaalselt sinna missindusse need klipid temast, et ta ei saaks, sest ma ei ole nõus, et siuke esindab meid. Selles suhtes ma saan aru, et teised rääkisid väga viisakalt, Leho on üle kätte läinud siin basseinis. Fine, see on see kui seltskond. Keegi rünnanud, kõik ütlesid, Leho, sa oled siin üle piiri läinud ja võiks natukene tagasi tõmmata. Aga samas, mitte keegi ütle seda, et Leho iga öösel koristab ja on viimane mees püsti. Ta teeb alati hommikul oma voodi ära, paneb oma asjad kokku, hoolitseb seal selle köögi eest, et nagu so what, et ta purjus peaga siis natuke ülemeelik on. Annika on kaine peaga rohkem kui ülemeelik, et nagu... Et see oli väga valus. Ja mulle meeldis see, kuidas Gabriel ütles, ma tahan suga rääkida, et sa ära ei flippa, vaata. Saad aru, kui sa pead inimest hoiada, et ta ära ei flipiks. Milleks? Oleks ma seal saates, ma reaalselt peaksin ennast eemaldama sealt hommikusöögilauast, sest muidu see blondiin oleks juukseid mööda seal kruusa peal. Ma peaks ma ei ole vägivaldne inimene, aga ma ei suudaks kuulata seda, ma läheks. Ma olen räme. Inimesed, kes on nagu mingi heit tule all, mul tekib süke emalik instinkt neid kaitsta. Ja kui ma kuuleks seda Biffi kraaksumas, ma hakkaks niimoodi Lehot päkkima, et nagu, kui ta ei ole midagi valesti teinud, see, et sulle ei meeldi lihtsalt, et ta sinu kuskil kärje taga midagi rääkis, on ju, see on that's a you problem, see on sinu probleem. See ei ole kogu selle seltskonna probleem, see ei ole Leho probleem, see on sinu probleem ja sina pead sisemist tööd tegema selle kallal. Ja milles on nagu Leho süüdi? Kõik joovad seal, üks inimene joob veitsa rohkem ja siis otsustame, kas keegi nägutas Kristi kallal, kui ta seal kõhulisel heinamaa peal oli, maani täis bussis oli, mitte keegi. Et selles suhtes need rünnakud Leho suhtes ei ole nagu väga põhjendatud. Baseerdus sellele, mida ma näen. Võib-olla seal on mingid asju, mida ma ei näe, nagu Susan ütles, et istuvad 4 tundi seal saunas ja ootavad action. Jaa, aga ma ei oota, või ma ei usu, et seal on midagi sellist, et Leho on teistsugune, sest vaata, kui nagu, ma ei tea, kas on õige sõna öelda, graatsiliseks ta jäi, kui teda rünnati. Ta võtab ja ta põrkab nad enda küljest tagasi, ta ei lase sellel nagu endale hinge minna või ennast kuidagi keema ajada, et ta jäi väga sükseks diplomaatiliseks ja kudos to you, müts maha, et külm närve, mina ei oleks niimoodi seda asja händlinud. Väga vinge. Mul on päris põnev näha, kui see Maleva viimane saade, kui nad neid intervjuusid seal teevad, et või midagi, et kas nad saavad teevad reunioni ja räägivad asjadest ka või. Ma oleks päris huvitav näha. Ma ei tea, ma tean ainult seda või ma eeldan seda, et Annikast saab realitite aastate kõikide peale realitite kõige vihatum inimene. 100%. Ta ei jää ellu. Ja, et sellest see ei ole lõpuks. Mitte otseses mõttes, aga nagu... No võrreldes Liisiga, vaata, Liis teeb draamat ja see on nagu fun villas, on ju. Aga see ei ole isegi draama ja see on reaalne viha. See on viha. Mitte millegi peale. Ma arvan, et on sisemine viha võib-olla endaga kuidagi ja ta väljendab seda nagu teiste peale. Või siis, vaata, öeldakse, et kiusajatest saavad kiusajad. No ehe näide on seal. Ja. Aga ärme raiskame oma aega negatiivsete asjade peale. Mis sa arvad nüüd sellest, et ma rääkis Kaisus Gabriel seda, kuidas ta tahab teist meest saada? Väga tore koht, kus öelda, et kuna ma tegelikult ei tahaks üldse nagu, ma tahaks vaadata teisi mehi ka, aga kas ma mitte ei öelnud siis, kui neil oli see teit kõrgustes, et Maarjal on kahtlus, et see, ei, nad on nii nunnud, nemad võiks võita. Naine saab aru, kui naine vaatab, tead nagu... Ma teadsin, et sealt tuleb midagi ja see, kuidas ta juba alguses ütles, et tead, et tal on veits kahju nagu, et Siimule niimoodi kohe korvi andis, et see oli ainult aja küsimus, et millal ta seda teeb. Ja tead, ma olen uhke ta üle, et ta vähemalt ütles Gabrielile seda enne, et hei, mul on siuksed mõtted, ma räägiks taga, mitte et ta ei läinud selja taga tegema ja siis Gabriel saab kuskilt X kohast teada, on ju. Yeah. Aga jah, oleks võib-olla olnud ilusam kuskil mujal seda serveerida. Näiteks kutsuda ta päeval kuskil lõunasöögilauast eemale, et kuule, et nii on, mitte see, et kaisutavad seal ja nunnu hetk ja Gabriel on nii in love ja siis ütleb, kuule, tegelikult ma tahaks nagu teistega ka veel tutvuda. See on aus, vaata, see on nagu aus mäng ja et keegi kannatada ei saa. Ja. Et see on see, et jah, mulle meeldib see, mis sa mulle serveerisid, aga ma tahaks menüüst veel paar asja saada.
vaata Siim või no kui nad läksid rääkima Mare-Liis ja Siim siis sinna metsa vahele, siis Mare-Liis ütles, et neist asja ei saa. Kas sa arvad, et Siim ütles ainult sellepärast nagu seda, et tegelikult nagu ei võiks midagi, et ta kardab panikat või seda reaktsiooni, mis sealt oleks tulnud, kui ta oleks öelnud, et jaa, proovime? Ma arvan, et ta tunneb ennast lihtsalt kindlamalt, et selles suhtes, et mina näen selles, et Maarja-Liis on nagu ebakindel ja ta on nagu lahmib, vaata. Aga kui on nagu võidu peale minek, siis vahest on vaja teha lihtsalt turvalisi otsuseid, mitte meeldivaid otsuseid. Okei. No mis iganes seal saama hakkab, mina sain niimoodi aru, et Annika nüüd ütles Siimule, et meie oleme siis kindel paar ja olgem ausad, ainuke kindel paar on seal Xavier ja Marit. Et kõik see ülejäänud on veidi süüke pudru ja kapsad. Xavier ütleb oma naise kohta, mulle meeldivad vanemad naised. Oi, ütles nii või? Xavier ütles, et talle meeldivad vanemad naised. Xavier on mingi minu vanuna 21 ja naine on 31, hullult vanem ka on ju. No muidugi siiski vaata. Aga Arvikene läks Agnesega teidile. See oli nii ilus aasa peal, aga mina ei oleks tahtnud seal sõnniku sees olla, vaat ma olen selline linnapreili, vaata. Ja mina kardan ka lehmi, ma nii kardan lehmi ega asju. Ma kardan ka, me käisime Seidiga ükskord lüpsmas ja kui ma nägin päriselt lähedalt, kui suur lehm on, mul oli junnik väga jahe. Ma mõtlesin mingit rikkurit umbesite tühjaks. Ei, aga natukene mind häiris, tead, mulle ei meeldi need tüdrukud, kes on siuksed, oh my god, ma nii kardan ja vingatsid. See on siuke turn off, isegi naisena kõrvalt vaadates ma näen, et no seda on natuke piinlik vaadata. Ja kui kuidagi siuke tunne oli kogu aeg, et ainult Arvi rääkis ja Agnes lihtsalt nagu vastas, et väga awkward date oli siuke üksluine, ühepoolne ja noh, võib-olla sellepärast oligi, et Agnes tegelikult Arvi on nii armuvaludes, see armuvalu on juba natukene valus vaadata, et sellest natuke on ja siuke hale. See on hale ja et läks, aga hoia pea püsti. Hoiame pea püsti, et see lootusega kuhugi vaata. No tundub, et Arvi lootus on kadunud. No, eks nad raputavad, eks nüüd näha ole, vaata nüüd saade lõppes sellega, et tuleb paaride vahetus, ma loodan, et ja et keegi läheb koju ja siis kohe otsa oli järgmises saates ja siis võid näha kõik inimesed, kes saates jäävad. Et nagu, the suspense is killing me. Ja hästi kokku lõigatud trailer. Jah, aga noh, selline see saade oli enamjaolt ongi siin rääkida ainult Annika vihapursetest, mis on nagu iga saate fookus minu meelest muu nagu jah, no, mis seal ikka? Ja ülejäänud oli nagu TV3 nurgakivi, vaata, ehitusmaterjalide tutvustused ja segud, et naabrist parem. Ja siin ei olnud midagi muud. Nii, lähme malevas siis Rannamaja või? Rannamaja, Susan juba sõitis Rannamaja poole. Et nii dramaatiline saade. Ma ei saanud, no milleks oli seda vaja? Milleks oli vaja lasta Kasparil kokku panda tema 6 mähkmed, 7 trussikud ja siis öelda, et mine ära, et ta tagasi tuua. Mis selle point oli? Nagu televaatajana jaa, see oli siuke what's happening. Aga samas ma saan aru, et nagu see oli natuke isegi nunnu hetk neile, et nad said aru, et nad saavad tead, selle perekonnana, mis nad seal ehitanud on koos lõpuni viia selle ja et nad võtsid selle uudise, et Kaspar läheb väga kurvalt vastu ja siis tuli üllatus. Kassu ei läinud mitte kuskile, kõik jooksid seal palja jalu, kellegi jalanõus jalas ei olnud. Palja jalu otse sinna Kaspari juurde, tule tagasi. Ja, ma ise oskan räägida, mul oleks Jesus Christ, no. Ta oleks võinud ära minna. Tegelt. Muidugi, see dünaamik oleks kohe seal korteris muutunud. Ja, aga siis nad oleks käinud mossitama sinna jäänud. Jumal tänatud ja siis oleks vähemalt mingi emotsioon seal saates olnud. Ja, no, Kassu tuli tagasi ja siis otsustati game night peale panna. Ja siis Rannamajas sai selgelt nägijate tuleproov. Raju Reede, eks selgelt nägijate tuleproov, eks nagu meie podcast, 7 asja ühes potis. Kristina hakkas nõiduma seal, tulevikku ennustama. Sa usud või? Taro sama. Ei, ma usun tarokaardi kunsti kui sellisse, aga ma ei usun sellesse bullshit productionisse, mis Kristiina kokku pani.
esiteks, mis fucking edit sinna peale oli pandud, nagu keegi oleks just avastanud Photoshopis, kuidas kontrasti üles panna ja mustad borderid videole, seda oli valus vaadata. Sest et Kristiinal on kodus pärlid ja küünlad ja nüüd ta oskab kaarte lugeda. See oli reaalselt valus vaadata, mu silmad saanud aru, nagu, miks see edit vajalik oli, on ju. See, et mul kodus on kondoomid ja üks tildo ei tähenda seda, et ma sex shop olen. jah, aga minu jaoks see Kristiina, see tarokaartide jutt on nii so jutt. Iga vastus on täpselt selline, mis sobiks igale küsimusele. Yeah. Et kui sa usud, siis sa jäädki uskuma, kui sa ei usu, siis see ongi mambo-jamba sinu jaoks. Aga Kaspar tuleb tagasi saatesse, Britast jumal saavi, kas ma miljonäriks saan või? Yeah. Ja siis oli Sven see, kes pidi juhatama selle. Tema väärtused on see, me teame. Ja. No mida Sven saavutada soovib? Ma ei tea, miks ta sinna saatesse läks. Miks ta küsib nagu teist, ta ei küsinud enda kohta midagi, aga kas Brita ja Kaspar jäävad kokku või? Ei, mis ma elus suudan saavutada? Sven, sa ei suutnud seal saates isegi midagi saavutada. Ja. Sa ei suutnud otsustada ei naiste vahel, ma ei tea mille vahel, sa lihtsalt tulin. Et noh, et issand jumal, kas see on kõik, mida ma tahan elult küsida või? Mis sa küsiksid, kui sa tahaksid tuleviku kohta midagi teada? Midagi väga ümarat. Ma formuleeriks oma küsimuse niimoodi, millele ei tule negatiivset vastust. Okei. Või ma küsin midagi sellise küsimuse, mille vastust ma saan kontrollida. Ja siis ei ole põnev ju. Teadmatus hirmutab. Kui sa saaksid, see on küll teemast välja, kui sa saaksid kuidagi päriselt teada, kuidas ja millal sa sured, kas sa tahaks teada? Ei. Sama. Siis sa elad kogu elu hirmus. Jaa. Oih, kellelgi on internet peale jäänud. Aga jah. Aada sai ühe followeri juurde. Jaa, üks follower. Et tarokaartide panek oli seal, kõik said oma südame soove küsida, kõigi hirmud tulid lauda. Kohutav, nii hirmus oli. Nii hirmus. Aga mulle meeldis see, et tegelikult kui tarokaarte paned, siis ei tohiks ise küsida, ise vastata ja siis sai kõige pikema loengu osaliseks vaata. Ma olen kõige stabiilsem naist, ma olen kõige ilusam ja... No, ühesõnaga, oli siuke vahesegment seal ja siis tuli tekst nende tublisse tahvlisse, et hakake tube vahetama. Ja tead, mulle tundus, et Sven on väga õnnelik, et ta Kassandraga ühte tuppa saab, ta räägib tast nii armsalt, ta on nii naljakas ja muidugi mul ei ole midagi see vastu, et me tuba jagame ja kuidas ta oma seda välja valitud Kassandra nimega kutsus ja kuidas ta kohe Kassandraga oli nõus sinna jahi peale teidile minema, et äkki päriselt meeldib Svenile Kassandra. Ma ei usu seda, Svenil on see, et lihtsalt saab kellegagi koos olla. Ja sa rikkusid kogu mu unelma praegu ära, et tead, et happy ending after all. No ütleme, et seal bedroomis ei ole no happy ending. Et lihtsalt vaata, Svenil on see, lihtsalt ta saaks kellegagi koos olla. Saad aru, see meil on nii suva kõigest. Ta on endale mingi see eesmärgi võtnud ja siis ta ei saa aru, kuidas see eesmärgi täita. Ta kujutab ette, et ta läheb ilge suure pauguga teeb ja siis on see, et ma olen kohal, ma olen nagu ära teinud. Et teod ja mõtted ei pea paika nagu. Noh, ja siis tuli viimane õhtu piduklubis Aafrika. Vaene Kuldi, vaene bänd. Esiteks, miks üldse Kuldi oli nõus sellega, et ta laseb mingi rannamajakad endaga sinna päkkina? Ei, alati on tore kohtuda ja ma arvan, et see nagu promo mõttes tore, et nagu, et selles suhtes, aga kuidas need lapsed ära flippisid? Ma arvan, et mina flipiksin Edainesega niimoodi ära. Et ma arvan, et kui ma Edainest näeks, ma istuksin ka niimoodi ja vaataksin nagu laps vaatab jõuluvana, oh my god. Mul ei oleks Eestis mitte kedagi, kes tekitaks mus vähimatki õnnetunnet. Minul oleks vist Edaines ättis. Jah, selles suhtes mul on nagu nii suur austus Edainesega, et ma jaksaks ära lugeda ja asju kõiki tema saavutused. Ainuke, mida ma ei tea, ühtegi laulusõna ma ei tea. No vot neid mina tean. Aga ja Kuldi vaasigi istub ja küll teda sõimatakse vanaks ja siis tal riputakse kaelas ja siis tahetakse sülle pugeda. Kassandrat ma ei ole nii labase ja kasvatamatuna kunagi näinud. Ta tahtis opa saada. Ole vait kui rõve, kui rõve. See oli nii naljakas. Minu arust see oli kõigi parim. Eesti keele õpetaja ära pahanda. Kõige parem või parim? Jah, tubli.
pähkliajuke jälle siin, et selles suhtes see oli fantastiline, minu 7 osa peale oli see 10 minutit, mida sealt backstage'is tegid, see võiks ülejäänud 8 osa olla, seda oli nii piinlik, see oli, võt see oli hea awkward TV, mulle nii pakkus selle. Aga vaata, kuidas kõik mimmud hakkasid sebima kohe. Kristiina pani ka silma peale, et sa oled küll vana, aga vaata kui ilus mees. Jaa. Et cool D still got it, noh. Et see oli fantast. Siis ma võin avast öelda, mina ka seda teist meest ei teadnud, aga see istub seal niimoodi. Kaarelt või? Muidugi, ma olen 27, minu ajal ei olnud. Musku, oh my god, Musku oli meie Backstreet Boys, nad olid meie jaoks kõik, issand jumal, vaata 7 vapra videosi, guugelda Musku, YouTube'ida Musku, meie ajal. Siis kui mina noor olin, meil olid mustvalged telekad olid ja ei olnud ei veganeid ega igasuguseid muid happeid, mis tapsid meid ja meil oli Musku siis. Jesus Christ. Mulle ütles natuke kahju, et see istus seal. Ta oli täpselt seda meelt, et äkki teemegi ikka varem poisid, see on parem kui. Ja nii see pidu seal lõppes. Ja nüüd on üks osa veel jäänud. Üks osa veel. Pakkige kotid ja siis on kõik. Ja siis on kõik. Kurb. Ei ole. Mul on jumal tänatud see Rannamäe läbi saab see aeg, no kohe üldse mul ei keri. Kas sa arvad, et tehakse veel või? Tead, ma usun küll, see on süüke money grab. See on süüke money grab. Jah. No nii, mis on järgmine? Ma tahtsin küsida, kas sa läheksid Rannamäe tagasi celebrity? Juu, nalja teed või? Ei. Et ma uuesti saaks Rannamäe Aada templi külge või lõpeta naljad. Ei. Sa läheks või? Muidugi läheks, ma läheksin, kui öeldakse, et Rannamajas toimub pidu 9 õhtuks, ma läheksin raudselt peole. 1 aasta meid kutsuti. Lähme järgmine aasta. Lõpeta naljad. Mina olen jõuluvana, vaata. Tee giveaway loos, vaata kuulajatega. Kes tahab minuga järgmine aasta Rannamäe peole tulla? No ma mängin jõuluvana, ma olen enne habetunud. Nii, tantsud tähtedega. Nii, oota, vaatame, kus mul need notes'id on siin. Tantsud tähtedega. Tead, see on esimene saade, kus mulle Inese Kleiti meeldinud, see oli talle kaenralt juba suur. Ja see nägi välja nagu H&M-ist ostetud. Ma ei tea, mulle küll meeldis, et ta laikis niimoodi. Näita gei mehele midagi glitterit või säravat ja me oleme juba jaa, aga see ei olnud ilus glitter, see oli odavad sequence'id, mis olid nagu ja siis tal kaenla alt oli nagu nii suur ja kottis see kleit ja noh, see ei olnud kahjuks täna see must vöö seal peale, No ma ei tea. Aga grupitantsud kohe algusest tulid meile peale. Oh my god, see oli Moulin Rouge, see oli Moulin Rouge. Moulin Rouge on minu aegade kõige lemmikufilm, ma vaatan seda vähemalt korra kuus ja sellest ajast peale, kui see on välja tulnud. Ühtegi laul kaasa ei oska laulda, aga alati see lõpp on nii ilus ja siis ma olen selline melanhoolne õnnetu gei mees akna peal, nutab ja see love story ja see muusika, my all time favorite. Seda polegi vist näinud. Minu üks lemmikuid on Burlesk, seda oled näinud või? Nüüd me oleme kaklema ka. Ja, aga me ei karju üksteise peale, Annika, me lihtsalt vaidleme, õpi meist. Aga niivõrd fun ja süke äge, kui see esitus oli, tead mind nii häiris see kaameratöö. Miks nad peavad mingi 180 kraadi keerlema, ma ei saa üldse keskenduda. USA saatesse küll sükest jaburust ei näe. Nagu... Ja mis ma selle tantsunumbri kohta tahaks öelda, et neil puudus teravus. Selline särtsakus puudus, et kuidagi need pöörded olid kuidagi pehmed, need seelikusabad või need asjad ei keerelnud niimoodi ja sa ei näinud sellist nagu Moulin Rouge'i burleskilikku sellist sensuaalset seksikust sellist. Tead, Moulin Rouge, obviously küll Ruslan on see kuulsus, kes seal tantsib, aga meen Annabeli vaatma. Tead, mis ma sain aru, mis mind iga saade häirib? Ta muidu tantsib väga hästi. Ta nägu ei kajasta seda tantsu, mida ta tantsib. Tal on alati see võistlustantsu naeratus näede. Aga staaridel ongi... Seksikus peab siukse tantsu kajama. Natukene kissitust ja eye contact ja selline mitte lihtsalt kõrvuni naeratus, et jah, ta oskab väga hästi tantsida. Kui sa oled telekas, sul peab olema alati ilus reetlinnalik naeratus. Ükskõik kui raske sul on alati see, minust reetlinnal on televisioonimaastikul kõige ilusam naeratus. Kui sul on nii siuke seksikas tants,
mängi näoga ka kaasast, keha ja nägu ei läinud üldse kokku. Aga muidu neil oli isegi suhteliselt hea koostöö seekord ja Ülle on ka alati mu lemmik, aga no ta jalg üldse ei tõusnud seal vahepeal, paar rapsakat tuli. Tal läks samm sassi, jah? Ja Jüri puudus teravus. Jah. Oli siuke sau-sau. Sau-sau. Ragnar, kas sa panid tähele, et Ragnaril oli hästi tugev küür seljas või on see tüdruk nii lühike, et ta peab nagu ettepoole kummarduma või? No, ma seda ei pannud üldse tähele. Tal oli kuidagi, ta oli niimoodi, et nagu selg oli kange, et tal ei olnud sellist, niimoodi vaata. Tead, näha on seda ka nende vahel, et kuna nad on peresõbrad ja tuttavad, on ju. Ragnaril on nagu natuke awkward lasta ennast lõdvaks ja nagu lasta sellel tantsul voolata siis Kertuga, sest ma arvan, et ta näeb Kertut nii väga lihtsalt oma naise sõbrannana ja oma mehe või oma sõbra abikaasana, on ju. Et ta on kuidagi krampis. Minu just see peaks dünaamikat tekitama palju parem, sest sa tunned inimest ja sa peaksid olema. Aga just vastupidi on. Aga seal kuidagi on awkwardness. Seal on nagu nii pingem peal ja Ragnar on ilus meesterahvas, Kert on nagu tore naisterahvas ja tegelikult sinna pott ja nagu ilgelt palju pandud, aga kuidagi need koosti asjad ei sobi kokku sinna. Midagi on seal nagu puudu. Nad saavad päris häid punkte oma nagu tegemiste kohta, tantsude kohta võrreldes sellega, kus nad tulid, on ju. Aga seal ei ole sellist nagu klappi ei ole. Et ongi aru saada, et miski on kuidagi siuke keemia puudub. Rääkides siis nüüd Brigitte Susanna Hundis, kes ütles valelises kaunitarist, et tema kallale või võtta kui läbi naljade, siis läbi nalja me võtame kõiki seda. Kuhu see rannu või mis ta nüüd kujutas ette, et kas see on tema pulmakleit ja nüüd saab midagi teha või? See kleit oli jah kuidagi siuke aga see pea kaunistus mulle väga meeldis. Kas see on ainuke kord, mille Brigitte arvab, et ta saab pulmakleidi selga ja rohkem seda kunagi ei juhtu või? No võt, ma ei tea. Sest ta ütles, et ju vallalise kaunitar saade ei lõppe nagu Ameerikas. No, never know. Aga ma ei tea pulmakleidist tantsida. Aga see ei olnud ka pulmakleit, see oli liiga lühike pulmakleidiks. No teades, milline huumor... Aga samas ta ju kehastas seda nii-öelda näite, et tal oli see kaelakee kõik, et võib-olla see oligi võetud niimoodi, et tead, see vana naise siis selline... viimane hurraa umbes, et kus ta saab oma Jackiga kord veel tantsida ja abielus ja... No anyway, see pulmakleit ei sobinud selle energiaga kokku, mida ta andis ja millegipärast kogu aeg Brigittel on enda naljad kogu aeg ümber augu. Mis mõttes? Tal on kõik see naljad seksuaalse alatooniga. On või? Sa ei pane tähele või? Ma lihtsalt ei kuula teda nii palju. Ühest korrast sisse teist välja. No tüüpiline, aga mina ka naist ei kuule. Minu arust on kogu aeg vilistab siin, kui sa räägid. Ei, selles mõttes, et iseenesest voolujoonelised liigutused ja lõpp oli ka äge, kus nad seal ukse peal siis meres ulpisid, on ju. Ta ei päästnud oma meest ära. Ei päästnud. No võt. Aga minu oli piinlik see, et kohtunik pidi lausa püsti tõusma ja näitama. Jaa. Hoia küünarnukki nii ja näpud nii ja... Võitleb, miks ükski produtsent ei lähe kohtunik Jüri Naela juurde ja ütle talle, et äkki peaks räägiks vähem. Kui palju, mitu korda teda kutsuti korrale? Mul on reaalselt siin kirjas, et Jüri Nael pläkutab oma stories'id, mis tegelikult mitte kedagi ei koti. Ta teab, et see on aja peale. Ja kell tiksub ja siis mul on siin kirjas kommentaar, ega teda vast järgmisesse hooaega tagasi ei kutsuta. Selles suhtes on hästi kurb on see, et saatejuhid peavad teda korduvalt korrale kutsuma. Ma saan aru, et Jüri tahab anda väga põnevad storid ja asjad, aga no... See on nii time packed, see on niigi peaaegu 3-tunnine saade, et sellest 3 tunnist tund aega kuulata Jüri Naela rääkimas on natuke valus. Selles suhtes see on kähkukas, koos dušiga 2 minutit ja minema. Yeah. See ei ole romantiline pikk date. No võt, nii. See Jüri ja siis 50 alli varjendid, ma ei tea, mida ta pidi küll tundma. Ole vaid, see oli nii vinge. See ei blindfolded usaldada Jüri esimesed need minutid, et tema juhendab sind tantsul. Nende vahel on hea keemia. Tead, ma vaatasin, Jüri on päris püsmees. Ta oli üpriski puine. Ei, mulle nii meeldis. Mul on siin väga tuline ja et nad sobiks väga hästi uueks Anastasiaks ja Kristjaniks. No mulle meeldis. Ma arvan, et ma tellin sulle praegust palati Annika kõrvale.
ei tea, minu jaoks oli nii äge vaadata kedagi, keda sa oled näinud Riigikogus olemas siuke ebastabiilne ja mitte pädev. no jah, seda ka on ju, aga et ta on hästi siuke poliitiliselt korrektne, tal on teatud viisid, kuidas ta midagi räägib ja tuua ta oma kastist välja nii, et ta skoorib saate esimesed maksimumpunktid. Võõratu töö selle partneri Kristina poolt, ma ütleks. Ma ei tea. Ma arvan, et sellepärast nad saidki need maksimumpunktid, et oleks, ütleme, Brigitte seal niimoodi seksikalt tantsinud, kõik on harjunud seega, see on Brigitte on ju. Aga et tuua Jüri oma mugavustsoonist ja sellisest pean hääli koguma mõtte nii-öelda laengust välja ja panna ta nii ebamugavat asja tegema suhteliselt hästi. Ma ei tea. I loved it. No, ja mis sa ülejäänud saatest arvasid? On sul seal mingid märkmeid veel, sest mul on kõigile lihtsalt, ei tea, mida arvata. Igav, rahulik, tore ja siis võiks olla, et tore, et Ruslan välja läks. Ei, mul on ka siis, kui nende kõigi uuesti paarist tants seal tuli on, ei oskagi palju öelda. Ei olnud meelde jääb, aga Ülle ja Marko kohta mul on küll kirjas, et mul tuli kananahk, ma isegi silmad läksid märjaks, sest Avatar on mu lemmikfilm ja see laul on võetud sealt, kus nad kõik selle emapuu ääres palvetavad ja üritavad ellu saada seda ühte doktorit, et see oli nii hästi näha, kuidas nad iga võnkega seda muusikat nagu tunnetavad ja iga liigutus oli põhjusega tehtud liigutus, mitte lihtsalt, et väga hästi muusika ja nende liigutused klappisid ja Ülle vapustab mind iga saade, ta on nii, no ta on hea tantsija ja ta on kuidagi graatsiline ja ta võtab kõike, mis Marko talle ette annab ja ta imab selle nagu švamm enda sisse ja ta kärrib seda saadet. Seda küll. Selle koha pealt nagu Ülle nagu sellega pealt multitalent, kameelion tantsija, vaata, ta suudab keastuda igas saates kellekski teiseks. Ja ma vaatasin 2 korda seda, kuna ma vaatan järelvaatamisest esmaspäeviti, ma keerisin tagasi nende tantsu ja vaatasin 1 korra veel. Mulle nii meeldis. Oi, kui tubli. Ja see, kuidas nad lõpus panid oma käed kokku, nii nagu nad hoiaks selle Tree of Soulsi nendest kõrvastest asjakestest kinni. See oli nii hästi kõik välja planeeritud ja I loved it, väike Avatari fänn minus oli nagu Okei, ärme nüüd tagasi kerime nüüd edasi ennast vallalise kaunitari juurde. Vallaline kaunitar. Emmanuel sai lõpuks oma private date'i. Ja mida ta taga ajanud, siin on nii kaua. Sellest, et ta sai väga korraliku hea date'i, helikopteriga sõita ja mida kõike veel. Aga see ei näidanud mingis valguses Emmanueli minu silmis ei paremini ega halvemini, sest see oli lihtsalt Emmanuel. See oli Emmanuel ja ma lootsin, et ma nagu õpin Emmanueli läbi selle date'i tundma ja ma ei õppinud. Nii nagu Ahti ennast avas või Michael on ennast avanud, nii nagu kõik on nagu näidanud oma sisu, siis Emmanuel oli lihtsalt it's happening, it's finally happening ja oh my god, best summer ever, et ta lihtsalt nautis seda, aga ta kuidagi ei toonud välja oma seda peidetud isiksust, mida võib-olla tahaks temas näha seda pehmemat, sensitiivsemat poolt. Yeah. Ja sellest jäi veidi vajaka. Ja hästi naljakas on see, kui ta ütles, et mul on paar eksi olnud ja siis Brigitte ütleb, oh my god, milline playboy sa oled. Brigitte, palju sul neid ekse on? Kas 3 eksi nagu 20 midagi aastasele on palju või? No kuule, Kasperil Rannamajas oli 16-aastaselt ting juba vaata. 2 kuud kestis. Andeks. Okei. Ja jah, oli see, mis oli ja tead, ma ei saa ühest asjast aru. Miks igasse saatesse topitakse seda bachatat, mul on seda nii piinlik vaadata, mul on siuke tunne, nagu ma vaataks kellegi magamistoa praost sisse, kuidas nad väga haledalt üritavad voodimõnus jagada. Bachata on nii kirglik tants ja ma ei suuda seda Brigitte nagu vaadata, kuidas ta tantsib. Ta on nagu, vaat kui ta ütles ükskord siin kellegi kohta kiimasobun, tema näeb välja kiimasobuna, kui ta bachatat tantsib. Ja mul on nii piinlik seda vaadata. Minu eest bachata on üldse nii piinlik ja ma ei kannata. Ma skippisin selle koha, kus nad tantsisid. No, sa saad veel bachatat veel täna siin. Jah, kahjuks küll. Ma ei oska selle tantsu kohta midagi öelda. Nagu see on ilus tants selles mõttes, aga ei, ma ei suuda. Miks seda peab igale poole toppima? Okei, liigume edasi. Okay. See stand-up, see oli hea challenge. See oli väga äge. See oli väga hea challenge ja mulle väga meeldis, kuidas poisid julgelt astusid lava peale seda kõike tegema.
mina oleks vetsuus olnud see aeg, mul oleks kõhu lahti löönud. Päris tõsiselt või? Ja ma oleks nii kartnud, et mul oleks nagu ärevusest kõhu lahti löönud ja oksekurku tulnud. Aga neid juhendati ju selle koha pealt. No jaa, aga ikka nagu, kui sul on see naturaalne delivery oskus, siis sul tuleb välja, aga kui sul puudub selline, sa võid ju sinna ükskõik mis sõnad ette kirjutada, aga kui sa ikka ei oska, siis sa ei oska. Üks kutt ei osanud ka, minu meelest. Aga kes? Okei, 2 kutti tegelikult. Ma ei saa aru, kuidas Hendrik võitis selle stand-up challenge'i. Ta räägib ainult oma fucking isast kogu aeg. On juba kopes, et isa on kindral, isa on siuke tuntud vend ja suur vend. Nagu no one gives a shit. Mina ei saanud üle sellest tema pükstest, vaata. Kas tal tõsiselt ei ole pikki pükse kodus või? No kukekad on moes. No selles suhtes sellisel mehel ülikonnas ei peaks olema selliseid pükse. Ja kas sa vahepeal panid tähe, et läksid nagu gay hands, mingi jazz handsid olid või? Vahepeal rääkis niimoodi, näpud läksid nii laiali nagu litsi jalad, vaata. Ja rääkis seal, et noh, aga noh, samast vaata, öeldakse, et stand-upi puhul on see, et kui sa tahad, et inimesed sinuga nagu samastuksid, räägi iseendaks, aga ta tegi seda, mida ta rääkis kellestki teisest. Jaa, seda ma räägingi, et ta rääkis oma isast, see oli igav, sa ei toonud nalju sisse, mis on kuidagi võib-olla Brigittega seotud, mis oleks nagu naljaks olnud, vaid jah, ei, see oli kõige igavam minu jaoks. Minule meeldis kõige rohkem Kaspari huumor. Aga see oli nii, aga... Kui proua Preili hunt minu meegita olla, siis ma julgen siin ka nalja teha. Ütleme siin, et see risk pidi päris sulle ajama, siis ma tahaks küsida, mis seal meegi all siis on. Tead, mulle nii meeldivad naljad, mis käivad kas nagu... No nagu naljaga sa tead, et on kas minu pihta või kui keegi oskab võtta ja naerda selle üle. Maitsekalt kui teravalt, et selles suhtes, et see on nagu väga hea. 10-10. Et ja nagu Brigitte ütles ka, et mulle alati meeldib, et kui te võtate muga, võtke naljaga, sest enda üle naermine on väga suur hea oskus. Õppige enda üle naerma, vaata. Ja ta oli sweet and short, vaata, mulle meeldis see ka, et osad jäidki pläkutama, Henrikuse stand-up oli ka nii pikk, et Michael tuli, rääkis seal, see oli ka suht fun, rääkis oma loo Brigittega, kus saatis Taylor Swifti lugusi. Kaspar tuli, tegi, tal olid need one-linerid, keep it short and simple, aga funny. Erki räägib, see on umbes sama, kui ma oleks läinud, et ma ei tea, Aada nimest öeldi mingi pada või rada või mitte kedagi koti. Tõsiselt hästi on naljakas, kui see lõpus vaata PSA selle saate kokku võttis. Erki jäänki selle saates silma. Jaa, ta ei jäänud ja see oli hästi naljakas. Ja siis, mis mulle selle after seda stand-upi meeldis, kui küsiti, mis asi on õnn, ja siis, kui Kaspar ütles, et õnn on see, kui muretsema ei pea. Minu arust mulle jäi see niimoodi kummitama, et sa ei pea muretsema, mille pärast, et see on õnn. Et su elus on niimoodi kõik hästi, et sa ei pea millegi pärast muretsema. Võt see on õnn, et see võib olla rahaline, see võib olla peretervis, mentaalne, ükskõik mis. Minu arust oli nagu nii hästi kokku võetud, et see õnn peitub selles, et kui sa ei pea mitte millegagi kellegi pärast muretsema. Aga mis sa Emanueli stand-upist arvasid? Ma ei saanud sellest üheski sõnast arugi. Tegelikult, mulle nii meeldis, ta väljendas kehakeelega kõike, mis ta rääkis. Ja... Ma ei saanud aru, ma tõsiselt ei saanud aru, millest ta rääkis. Ma oleks nagu oma elukaasast vaadanud ja see, kui ta mu peale pahane, siis süüdistab mind jälle selles kõiges, mida ma ei ole teinud, kuigi olen. Et ma tõsiselt, ma vaatasin ja ma ei saanud aru. Mitte sellepärast, et tal on nagu eesti keel nagu raske, aga ma ei suutnud nagu story't trackida. All over the place oli või? Okei. No lõpus, kui nad olid stand-upi ära teinud, siis nad läksid kõik istuma ja tead, siis ma nägin Emanuelis seda külge, mis ma oleks taht teidil näha. Yeah. Kus ta rääkis, kuidas ta on nagu kasvanud siin Eestis ja tal on ikkagi raske ja ta tunneb ennast üksikuna ja teistsugusena, et... See rassismi asi ja kõik sellised asjad, et need on valusad punktid Eestis ja õnneks vaata meie valitsuses on inimesed, vaata, kes ei tee selle nimel eriti palju ka. Me ei hakka siin kedagi süüdistama, aga kahjuks see punkt on valus meil Eestis ja mitte ainult nagu rassismi suhtes, me räägime igas muudest foobiatest ja asjadest ka, et... Ma see on kurb. Aga on palju areneda. On palju areneda, aga las see teema olla. Ja välja langes? Erki. Ja ta ikka läks lauldes. Vot, sa räägid iga saade herpesest. Erki laulmine on nagu herpes, millest isegi kui ta on nagu ära saadetud, siis sellest lahti ei saa. Selles suhtes, et mul oli see, et if you go out with a bang,
Ei, if you go out the bang ja ta ikka otsustas laulma, aga ta isegi... Ja lisaks selle, et ta laulma hakkas. Ta jäi veel sinna veini jooma, ta ei läinud ära. Ei. Istun üksi ja joon veini seal õues. Ja, nii lõpus oli. See oli nii tore. Aga tead, hea, et mu kõrvad enam ei pea verd jooksma. No ma arvan, et verd hakkavad jooksma sul villas nad, sest et see villasaade oli nii mürgine jälle. Et oh my god, selles suhtes see Antonio käitumine. Kui te keegi aru ei saa, siis me oleme juba villas. Jaa. Et me oleme ühest majast teise liiguma. Oota, saate alguses kohe... Saate alguses need 3 nõide seal rääkisid kõiki taga. Ei, nad rääkisid Tonitaga, et ta targutab. See ei ole isegi targutamine mitte enam. See on dictatorship. See on selles suhtes, et ta nagu see inimene, kes kontrollib teisi. Ja see oli nagu nii, seda oli jube vaadata, et selles suhtes, et kuigi seda väga ei näidatud, kuidas seda kontrollib, aga see, kuidas teda kirjeldatakse, siis see on ikka päris jube, noh. Tal on peidus siuke must külg, mida ta väga viisakalt vahepeal nagu välja toob. Mitte viisakalt, vabandust, mida ta väga vähesel määral vahepeal välja toob. Ja tas on näha sellist egoistlikku maniakki, ma ütleks isegi, ja tas on peidus selline, tal puudub empaatia võime. Täielik empaatia võime ja siis ta räägib, et on ilged sen ja kristallid on tema sõbrad ja usub tähtkujudesse. See on lihtsalt mingi kuvan, mida ta tahab ennast teistele näidata. Tegelikult on lihtsalt mingi psycho, ta on täiesti, tal puudub empaatia võime. Inimesed nutsid, et teised sõbrad ära lähevad. Jumal pohhu jambas. Jumastan pohhu. Sellest, loomulikult on tore võitu, kui vähem konkurentsi, aga sul on jumalasta savin nendest inimestest. No midagi võiks ikka tunda ja niimoodi veel käituda ja siis seda mõtteviisi veel teistele peale suruda, et te olete nõrgad, et teil on ju kergem nüüd. Vaata, sa ei pea taga nutma seda, et keegi välja läks, aga miks sa ei tunne nende kurbust, et nemad ei saa, nagu vot see on see, empaatia on see, kui sa suudad vaadata kedagi, et neil on kurb, et nad enam ei saa siin olla ja nad peavad sõpradega ütlema nagu hüvasti. Et juba sellepärast oleks ju mingisugune tunne tekiks sees, et oi, on tõesti kahju, et huvitav, kui ma oleks ise nagu selles olukorras. Sa just pead, sa samastud, kui sul on empaatiavõime, sa samastud teiste inimeste mõtetega ja muredega, on ju. Ma ei taha nii rängalt öelda, aga see empaatiavõime puudulikkus, see süke targutamine ja kõik see on psühhopaadi tunnusmärgid. Et Liis on, näeb välja nagu õnnelik kutsikas Antonio kõrval. Ma arvan, et Liis on selline musta hingega. Liis teeb lihtsalt head televisiooni ja on draama queen, aga Antonio, õudne, seda oli halb vaadata. Seda oli juba eelmises saates näha, kuidas ta läks kõigile ütlema, et ei tohi enam midagi Liisile öelda. Ja olge nüüd kõik vait või kuidas ta rääkis, et Diana rääkis, ta oli krepsupaki kuskile või keegi oli ulatanud ja siis ta oli öelnud umbes, et ümber minu või üle minu ja tõmba see krepsupakk mul näost ära, et who do you think you are nagu? See on ikka, see oli kohutav on ju ja aga see selleks selles suhtes, et ka ma arvan, et nagu treileris oli näha, et see Maari hakkab nägema, et et see ilus õun ei olegi nii maitseb sellest poolt, et ta võib väljast näha ilus õun välja, aga sellest on ikka mürgine. Jah, aga tundus, et Maarjat ka ei heiduta see, milline ta siiamaale on olnud, sellepärast, et tonksu tehti. Jah. Et 3 paari läksid seal Steamiks ja... Mulle meeldib see, et Antonio räägib sellele inimesele seda juttu, mis on tal vaja. Taaskord psühhopaadi märk. Et selles suhtes, et sa oled mu praegust lemmik ja ma teen kõike selleks, et sa jääd mu lemmikuks. Aga nii kui kohe midagi muutub, siis ta räägib nagu lihtsalt ainult oma kasuks neid asju. Jah, ei, midagi on siin valesti. Midagi on valesti. Ütleme niimoodi, mis minu jaoks oli suureks nagu üllatuseks, kui hakkasid mängima, seal on pingpongipallid ja munad. Sa saad ju aru, milline muna. Ja siin on ka üllatus, 3 pingpongipalli karbis on tegelikult muna. Kui pime sa pead olema, et sa ei tee pingpongipallil ja munal vahet. Pundist meil on 10 koera ja 1 kass, ärge võtke seda kassist välja.
aga see mäng oli igav jälle mingi suvaline spordimäng, mis ei pakkunud mitte midagi. Kui ta on ikkagi villa, mis on nagu suhtesaade, siis võiks olla need kuidagi, viskame mõlemad koos klotsi ja siis ongi saada, kes viskab kaugemal on õnnelik. Ei, kuidagi see peaks olema niimoodi ikkagi sisukas üksteise mingite, mis on biggest pet peeve kellegil või nagu, et üksteist õpiks tundma vaata. Jaa, täpselt, et selles suhtes, need mängud on igavad. Kohutavalt igavad. Aga need, kes öösel mune said, need võitsid ka munamängus, nii et... Need olid öösel... Top 3 oli reaalselt see sama, kes öösel nagu munadega mängisid. Need olid öösel harjuta. ja siis ma mõtlesin, kui ma saade läbi sain, ma mõtlen, ma lähen kohe koju ja tahan kuulata ära selle Rovini hiti, aga ma ei leidnud seda. Ei leidnud või? Tead, Rovini must tundus suht timm isegi selline nagu 5 miinust vibe, aga ilma nende alaealiste neiudeta. ma parem rohkem ütle midagi. Et ma ei tea, äge kui tüübil on nagu passion ja ta on ise selle üle uhke ja ta on uhke, et see on raadiosse läinud ja tuld tiibadesse. No ma väga ootan, minu see villalaul välja tuleb, sest see Maleva laul oli küll selline. Rovin, ma usun, et sa kuulad seda, palun, tee ruttu see laul valmis, me tahame seda kuulata. Ja aastaid tuleb, et Raadio 2 on vaja hääletada aastaid poolt. No võt. Ja kui me siin enne mainisime, et Tony ei teinud teist nägugi, et sõbrad välja läksid, välja kukkusid Rovin ja Kaisa. See oli nii mõnus hetk. See on mõnus hetk. Selles suhtes nagu saate formaadis. Jah. Mitte see, et natuke empaatia võimendas, et kahju, et inimesed saatest välja läks, aga neil tõmmati väga kiiresti see tool alt ära. Reality check. Ja see oli kõigil väga suur reality check. Kõik hakkasid aru saama, et siin ei ole mingit mängimist, siin on 30 000 on sul nagu joone peal. Ja mängu tuli Andre, tantsuõpetaja. Bachata. Andrei või? Jah. Bachata. Mis sa arvad, kelle ta valib? Ta ei vali Dianat. Ma just mõtlesin, et ta valib Diana, sellepärast, et ta on esimene, kes saatesse tuli. Tal on neid punkte vaja, tal on vaja mingi baas. Ma arvan, et ta praegu valib Diana ja ta järgmine vahetus muudab ära. Talle punktid jäävad alles, aga järgmine paari vahetus ta võtab kellegi teise. See oleks smart move. Sa tuled poole pealt, sul on võimalikult vähe punkte, tähendab kõige vähem punkte. Ma teeks esimese valimise ja esimese mänguga teeks Dianaga võimalikult palju punkte endale ja siis, kui ma olen juba suutnud endale baasi alla ehitada, oleks bye, ma võtan kellegi teise. Ma üldse ei tea, mul see tunne, et ta ei vali Dianat. Aga Diana on nagu nii meeleheitel. Kui kedagi ei valita, siis keegi ikka tuleb minu juurde. Ta on sellise arvi kompleksiga. Eks sa muidugi ei taha välja ju kukkuda, vaata. No, aga siis mängume mängu paremini. Jah. Aga nagu me sellest lõpuklipist nägime, siis on niisugune tunne, et Maarja hakkab timmima Arlesega. No ja selles suhtes on sellel villal on aeg nagu kokku variseda selles suhtes, et I need drama. Asjad on nagu liiga igavad ja liiga turvalised seal, et ma loodan, et seal tehakse midagi. No Maarja on firecracker, tuleb ja lööb kõigi suhted lahku. I love that though. Seda ongi vaja sellises saates, et nagu no one is safe. Yeah. Have some fun, 30 000 on mängus, aga samas nagu kui sulle tõesti su partner ei meeldi. Kõik teavad üksteist mingi nädal aega. No feelings hurt nagu. Jah, aga ma ütlen sulle peale neid saateid, ma tunnen, mul see nädal endal vaja sellist teraapiat, et mul ei ole kunagi olnud nii palju viha olnud mängijate vastu, kui nagu see nädala saadetes. Miks nii? Ei, lihtsalt see, mis Annika tegi, see Antonia tegi, need emotsioonid, see ei olnud nagu sellest, nagu ma vaadaksin draamat, ma vaatan nagu tõsiselt nagu... No dokumentaali kiusamisest. Jah, et seda on lihtsalt jube vaadata. Jah, kujuta neid kahte näiteks ühes saates ette. Ma võtaksin kohe liitrise Coca-Cola ekstra suure popcorni. Et nagu kuidagi... Tead, siukseid on ka vaja saatesse, eks ju, aga kuskilt jookseb piir, kus produktsioon peaks tulema vahele. Ja vaadates seda Annika situatsiooni, tead, mul on siuke tunne, et nad on nii selle grabimise peal väljast, võimalikult palju mingit draamat, see tuleb uudistesse, headlines, värki-särki. Kui kellegi mentaalne tervis on joone peal ja kui kedagi reaalselt kiusatakse, mitte asja eest ei sõimata, kiusatakse,
produktsioonil oleks minu meelest see kohustus vahele tulla ja ma olen pettunud, et Armastuse malevas seda ei tehtud. No tahad reaalset elu. Anyway, kes on sinu kaanestar? Issa, ma selle peale ei mõelnudki. Minul oli Leho, et ta nagu nii vapralt vastu pidas ja nii tublilt ja viisakaks jäi. Oota, ma scrollin siin ruttu vaatama. Tead, ma vist isegi nõustun sinuga. Või siis... Elav näide, et naine ei suuda otsustada. Ja, ma unustasin täitsa ära, et meil kaanestarid on, tead. Tead, on Leho, on küll. Sest mina ei oleks nii graatsiline olnud. Tubli poiss. Tubli, palju õnne Leho ja tänane saade on ekstra pikk. Loodame, et teile meeldib see ja kohtume järgmisel nädalal. Muisid kallid, bye, tšau! Kuulsuse. Narrid.